et räägi, kuidas sul siis siin läinud on? No selles mõttes on väga hästi läinud siin, et Jumal mind siia saatis, temal oli oma eesmärk ja on siianigi oma eesmärk ja selle lühikese ajaga on Jumala eesmärk juba päris palju täitunud, et ma sisemas uskusingi, et Jumala tee saatis mind siia minu pere pärast, kuna mu 2 venda ja oma peredega elavad siin ja nemad on Jumalast olnud üsna pikka aega kaugel ja usun, et Jumal panigi mulle südame peale, et mind on vaja nende jaoks siia. Ja tänasel päeval on see asi juba nii kaugele läinud, et Jumal on mu palveid kuulnud ja tööd hinnanud ja kõik, et täna olid nad kõik koos oma peredega kirikus ja lastetunnis ja ootavad väga lastetunde. Et seda on väga tore kuulda. Ma just mõtlesin seda, et üsna tihti on ju nii, et meie, kes me Eestis oleme, ikka nutame taga neid, kes on kuskil ära läinud, et kahju on. Et meie elame oma elu selles suhtes edasi. Aga nagu sinu tunnistusest on just nimelt tore seda kuulda, et teinekord selleks, et meie elu läheks, toimuks vajalikud muutused, me peamegi minema. Et me peame ilmselt ka laskma inimestel minna selleks, et võiksid leida aset vajalikud muutused. Sinu elus on just nimelt see niimoodi toimunud. Tegelikult peaks olema tänulikud selle eest, et sinu elus on selles suhtes asi paremaks läinud just nimelt vaimulikus mõttes. Jah, vaimulikus mõttes, kui ma nüüd ise 1,5 aastat tagasi siia Soome tulin, siis ei olnud ma ka, ütleme, päris heal soojadel suhetel Jumalaga. Et ma leidsin ennast taas siin Soomes läbi nende käikude, mille ma hiljem avastasin, et need olid Jumala käigud, millest ma siis ei osanud aru saada ja neid sellisena näha. Ja olen lähedasemaks saanud siin olles Jumalaga, kui olin ma 9 aastat tagasi, kui mind ristiti. Ja siin on see väike kogudus, eestlaste grupp, kus me siin toimetame, et ma tunnen, et ma olen vajalik siin ja ma just sellest tahtsingi rääkida, nagu sinna üle minna, et see oli täpselt aasta tagasi, nagu siis ütlesid ka, et kui sinna esimest korda tulid ja siis just sellel, kui mina siin olin ja minul oli muidugi väga tore siin näha, ilmselt poleks ära tundnudki, kui ei oleks tutvustanud uuesti. Et kuidas nüüd on siis, et aasta on mööda läinud ja sa ütlesid, et see koht on saanud sinu jaoks kuidagi oluliseks? Jaa, et kui ma siia üldse tulin esimest korda siia kirikusse, siis Kristeli käest küsisin, et kus on siin lapsed ja lastetunnid, siis Kristel, meil ei olegi lapsi siin, et ainult tema lapsed 2 ja ei olegi lapsi ja siis ma nagu saingi siit poolt enda jaoks, kuna ma Tartus olin ka beebide klassis lasteõpetaja omal ajal ja nagu, et Jumal on ikkagi selle ülesande äratanud uuesti minus, et mul on vaja jätkata siin ja lapsed on ju meie tulevik. Ja nüüd on minu vendade perede lapsed ja minu lapsed ja Kristeli lapsed, nii et nüüd on kirik lapsi täis. Nagu täna näha oli siis. Jaa, see oli fantastilikult, kui palju neid siin mingi parjas oli. Et sellepärast soovin kindlasti sulle selles suhtes jõudu ja jaksu. Kannatust ja jaksu ja seda kõike on väga Jumalalt vaja, et nendega siin toime tulla ja et nendeli see sõnum jõuaks nende südamesse, mida nagu meie kohus neile teha on õpetada Jeesust. Nii et sa näedki oma missiooni praegusel hetkel sellena tulevikus ka siis siin järgnevatel aastatel? Jaa, et Soome me ilmselt jääme nii kaua, kuni me lapsed kasvavad suureks ja otsustavad, mida nad ise teha edasi tahavad ja siis paistab, mida me teeme, aga ilmselt oleme siin selle aja kõik. On sul midagi öelda eestlastele ka, kes kodus meid vaatavad, seal istuvad oma diivanite või arvutite taga ja vaatavad ja kuulavad, et mida sa ütleksid neile? Võib-olla oma kogemusest just nimelt lähtudes, et sina oled ju pidanud tegema tegelikult raskeid valikuid. Jah, see oli tõesti väga rasked valikud ja mingis mõttes nagu järjepidevust või seda kindlust. Kui ma ei oleks olnud järjepidev ja endas nagu kindel, siis ma usun, et ma ei olekski siin Soomeski praegu veel nagu jõudnud siia Soome. Et mis ma sooviksin? Unistage suurelt, nagu ma sullegi eile ütlesin. Unistage suurelt, et siis täituvad unistused. Minu unistus on kord koos oma peredega, oma abikaasa ja oma õdede vendadega teel taevakoju saada kunagi.
et see on minu unistus ja koos Jumalaga ma usun, et ma saan lähedale sellele.